Head kuulajad, väga tore on, et oled tulnud täna õhtul meiega siia ja alustame uue videopodcastiga tänud karjääristuudiole ja teemaks on naised tipus. Täna oleme eetris esimest korda ja iga kuu saate meiega kohtuda, kus stuudios on uued külalised ja uued teemad. Tänane teema on natukene isegi võib-olla selline kompromiteeriv või huvitav, kas naised juhivad teisiti kui mehed, kas naised on teistsugused juhid kui meesjuhid ja olen kutsunud täna stuudiosse 2 juhti, Karin Künnapas, tere Karin, tere. Ja Külli Lilleorg, tere Külli. Hakkame pihta. Kuulamist jagub siin pikemaks ajaks, oleme ette valmistunud mitmed küsimused. Täname LHV-d toetuse eest, mina olen Ester Joomois ja olen Eesti ettevõtlike naiste assotsiatsiooni president ning kui meil ettepanek tehti, et tulla neid teemasid siia vedama, siis ma olin väga rõõmus ja õnnelik, sest minu igapäevane töö on seotud ka juhtimisega ja juhtimise õpetamisega, olen seotud Viveo, telemeditsiiniplatvormi ja EBS-iga ning kõige tipuks püüan ühel hetkel juba ehk järgmine aasta saada kaante vahel oma doktoritöö, mis puhtalt eesmärgistab ja vaatab noorte naisjuhtide karjääri ja karjäärivalikuid. Nii et mul on väga hea meel, et ma saan täna teiega neid mõtteid jagada ja täpsemalt mõnedele küsimustele vastuseid saada. Aga hakkame pihta ja kõigepealt siis veel kord tere Karin ja sinu ametinimetusena on Kood Jõhvi kaasjuht. Ole hea, räägi natukene endast ja võib-olla ka sellest, et kuidas sa selle juhi ametikoha said? Ja, tere ka minu poolt, et jah, mina olen Karin ja siis kui rääkida natuke minu taustast, siis ma viimased 8 aastat olnud startupide valdkonnas, et erinevates organisatsioonides, mis tegelevad startupidega, alates siis Eesti äriintevõrgustikus kui Euroopa Innovatsiooniakadeemiast ja siis nüüd viimasena tegutsesin Civitas, kus näiteks korraldasin ajujahti. Ja siis tuli ka uudis välja, et hakatakse tegema seda uut Jõhvi tehnoloogiakooli, mis on siis täiesti innovaatilise õppega täiskasvanutele mõeldud programmeerimiskool. Ja selle asutajad on tegelikult 8 Eesti startupi valdkonnas väga tuntud inimest, kes on teinud väga suuri asju ära ja selle asemel, et virista selle üle, et Eestis ei ole piisavalt IT-spetsialiste, nad panid õle alla ja hakkasid kooli asutama. Ja siis nad otsisid endale koolijuhti. Ja ma nägin seda kuulutust ja see kool ise tundus mulle väga äge, et midagi sellist, mida ma tahaks kaasa lüüa, aga selle juhi kuulutus algselt tundus minu jaoks selline üsna hullumeelne. Aga siis me hakkasime rääkima mu ühe endise kolleegi Elle-Mari Pappeliga, kellega me koos töötasime Euroopa Innovatsiooniakadeemias, kus me tegime siis tudengite ettevõtlusprogramme üle maailma ja meie koostöö töötas väga hästi. Ja siis me tulime selles mõttele, et aga miks mitte kandideerida koos ja kandideerida kaasjuhtidena. Et kuna on tegemist sellise teistsuguse kooliga, võiks olla ka teistsugune juhimudel. Ja siis kirjutasimegi tegelikult isegi pärast seda, kui tähtaeg oli läbi juba, kirjutasime ühele asutajatest, sealt saadetame vist Fontesesse, et ma tean, et alguses võib olla natuke skeptiline selle suhtes, et meiega taheti alguses veidike eraldi rääkida, et saada aru, kes me oleme ja enne kui koos räägime. Ja siis näiteks ühe asutajatega intervjuus, kus Taavet Hinrikusega, tema viskas nalja, et me oleme kõige tugevam kandidaat, kuna meid on 2. Aga lõppkokkuvõttes tundus, et meie plaan, meie visioon ja meie koostöö sobis neile ja siis meid valitigi siis Kood Jõhvi kaasjuhtideks. Kas see on sinu esimene selline tegevjuhi amet? Tegevjuhi amet küll, et ma olen tiimijuht enne, aga jah, mitte nagu sellisel kohal. No sellest räägime ka, aga aitäh aega leidmast ja täna siia meiega karjääristuudiosse tulemast. Külli, sulle ka veel kord suur aitäh, et oled täna meiega. Sinu puhul ma näen siin Fontese juhtiv partner. No juhtiv partner, see on midagi palju rohkemat kui ainult partner. Räägi natuke enda juhiks saamise loost. Ma olen vist see õnnelik inimene, et öeldakse, et inimene peab tegema 2 väga õiget valikut, valides endale elukaaslast ja leidmaks endale kutsumust. Et siis põhimõtteliselt minuga oli väga lihtne, ülikooli pingist värbati, nagu tänapäeval ka väga moes on üliõpilasi ja värbati Fontesesse ja põhimõtteliselt
seoses erastamisagentuuriga, mis on väga-väga ammu aega tagasi, loodi meeskonda, kes siis selle erastamisagentuuri mehitab ja mina liitusin siis Fontesega selle projekti käigus, olles siis üks selline tugiisik selle projekti elluviimisel ja sinna ma jäin. Nii et põhimõtteliselt järgmine aasta on 30 aastat Fonteses, millest ma 15 aastat olen olnud siis juhtivpartner. Nii et üks ettevõte selles mõttes, aga sellest me saame ka rääkida, et mõelda just selle kohalt, kuidas see juhtimiskultuur ja juhtimine on aja jooksul muutunud. Ja võib-olla ka sellest, et kuidas ikkagi nagu spetsialistist nagu jõuda nii kaugele, et sa jääd ühte organisatsiooni, sa võtad selle teema nii omaks ja siis ühel hetkel sul on endal idee, et kuidas seda ettevõtet teha ja juhtida ja ma arvan, et see 15 aastat tagasi tehtud buyout, mida me sellel hetkel 6 kolleegiga ette võtsime, et see oli ka omamoodi ikkagi väga-väga julge otsus ja samm, mille üle me oleme ainult väga õnnelikud täna vaadates tagasi. Ja, et julgust on vaja mõnikord, et teha neid samme, mingeid uusi samme, et aga rääkides julgusest ja rääkides juhiks saamisest, siis kui rääkida, et hakkame rääkima, et naised ja mehed juhtidena, et siis siin on palju erinevaid teooriaid, aga üks on selge, et kui me räägime julgusest, et siin teevad täna ikkagi mehed naistel ära. Ütlen mina. Kas te olete sellega nõus? Ma olen sellega nõus, aga ma arvan, et see on väga palju muutunud. Et siiski, kui praegu vaadata ka üldse juhtide poole pealt, siiski naisi on juhtidena vähem, aga ma arvan, et see on üsna kasvav trend, et neid naisjuhte tuleb järjest juurde. Aga võib-olla selline teadmuse hüppamine, et see siiski kahjuks tuleb meestel veel kiiremini kui naistel. No kui vaadata ettevõtluses, eks ju tegelikult me vaatame neid foundereid ja neid, kes on raha tõsta, kui sa ise tuled ka startup-induses, seal tegelikult täna ikkagi see erisus on päris nagu suur, eks ju. Et kas see julgus võib olla tegelikult see üks neid asju, kus me nagu näeme seda, et kus see nii-öelda see, kui kiiresti on vaja joosta, et kui kiiresti ma hakkan jooksma, et see julguse teema. Aga sama küsimus sulle, et julgus ja naised ja julgus ja mehed teha otsuseid, võtta vastu uusi kohti. No selge, et kui me vaatame, nagu sa ise ka viitad, et vaadata numbritele otsa, siis loomulikult mehed jätkuvalt domineerivad, aga ma just siin praegu Karini lugu kuulates ja ma mäletan ise, kui me saime need 2 CV-d, et me tuleme koos, siis me oma majas Fonteses mõtlesime, et kui tavaliselt on juhi konkursil üldse meie missioon, et me julgustame naisjuhte tulema, et kui ma mäletan minu kolleeg Kaire Laas, kes ühel hetkel ütles, et Külli, et nüüd ma teen nii, et iga juhi konkursile ma kutsun kellegi osalema ühe naisjuhi, et ma lihtsalt tahaks nagu murda läbi selle stereotüübist, et miks on vähe ja miks ei julge, et tegelikult isegi kui seda valmisolekut on olemas, siis tõesti naisi tuleb julgustada seda vastutust nagu võtma ja see on oluline positiivne muutus, et ma olen hästi Kariniga nõus, et me ikkagi igapäevaselt näeme, et naisi tuleb, naised võtavad selle vastutuse ja ma arvan, et maailm saab nagu ikka oluliselt paremaks paigaks ja rikkamaks paigaks. No see julguse teema, jah. Et see julguse teemat on tõesti palju toodud ja on erinevaid inimesi, kes on sellest naisjuhtidest rääkinud ja palju julgust on juba aastaid, on siis üks Facebooki juhtfiguure Sheryl Sandberg kirjutanud sel teemal, teinud podcast'e, TED-talk'e ja kõige tuntum tema lausetest, mis on tegelikult see, et mis sa teeksid, kui sa ei kardaks. Aru, et sa võtad selle nagu maha ja et väga tihti, kui sa nagu küsid, et mis sa teeksid, sa täna, kus sa oled, kui sa kogu aeg ütleme, kas kardaks või muretseks kogu aeg, eks ju. Et see on võib-olla selline, et see julguse teema on üks, mida uuringud ka näitavad. Ta teist sõnakordki nimetavad sa kui riskialdis sa oled, eks ju, et kindlasti see vajadus kontrollida, vajadus õnnestuda, et võib-olla see ebaõnnestumise hirm, et kui me ikkagi loomult oleme tublid, siis selle ebaõnnestumise aktsepteerimine on... Aga Külli, siis sulle küsimus, et kas sa oled loomult see tubli? Ja mina olen täielik mässaja. Et ma tegelikult siin ette valmistades mõtlesin, et mis on andnud selle mulle kaasa.
et ma julgen astuda ette, julgen võtta vastutust, mitte leppida mingite asjade või olemistega, et ma ei tea, et ma mõtlen, et meie hulgas on siin ka täna kindlasti lapsevanemaid, et kui oluline on see, kuidas meid lapsena koheldakse, et ma pean tõesti olema ülimalt õnnelik, et mul on olnud sellised vanaisad ja vanemad ja minu enda vanemad, kes on nagu absoluutselt aktsepteerinud mind kui inimesena ja julgustanud alati proovima ja tegema ka mõnikord asju teisiti, et ma vist tegelikult ei ole tubli. Et ma pigem olen just selline nagu mässaja ja mind intrigeerivad mingid asjad ja see on olulisem kui tubli olla. Näiteks kui sa mõtled nüüd selle, just see tubliduse teema on ka, et see perfektsionismi otsimine, et tahad olla nagu kõigal rindel, kõige parem, kõik on korras, kõik on tehtud, pere, kõik muud asjad ka, aga et ikkagi just see tubli olemine, kui me tööalaselt nagu mõtleme, et siis too mõni näide viimasest ajast, kus sa nagu mõtled, et jah, ma ikkagi lähen ja teen täpselt nii, nagu mina tahan, et olen see julge ja mässaja. Ma ei saa tuua, meie äris on hästi palju konfidentsiaalset, aga mulle lihtsalt meenub üks selline kliendiga jutuajamine ja klient ütles teiste juuresolekul midagi sellist, väga lugupeetud inimene ja ma mäletan, kuidas see mind inimesena puudutas ja siis ma mõtlesin, et kas ma kirjutan talle ja võtan täpselt selle teema. Järsku ma pahandan teda, et ma ei tee seda ja ma ei saanud midagi teha. See oli, mulle tundus see, ma tahtsin lõpuni nagu vaielda ja argumenteerida ja saada aru, miks ta nii nagu ütles sellel hetkel, omades seda rolli, mis tal on. Ja ma kirjutasin talle sel samal õhtul ja põhimõtteliselt ei läinud nagu minutit mööda. See inimene helistas mulle tagasi ja meil oli üks väga põhjalik jutuajamine hilisõhtul ja me saime selle asja läbi räägitud. Ja ma teadsin, et sealt oleks võinud tulla pahameelt, sealt oleks võinud tulla väga palju rünnakut, eks ju, ja võib-olla meie suhe oleks kannatanud, aga mulle lihtsalt see idee või see hoiak ühe teema suhtes läks niimoodi pihta inimesena ja ma tundsin, et ma väga pean sellest inimesest lugu, et ma tahaks nagu selle teema lõpuni rääkida, et see on omamoodi nagu mäss, et ma ei aktsepteeri seda. Et selline konstruktiivsete konfliktide, julgus minna konstruktiivsesse konflikti, ma arvan, et see on nagu hästi suur kapital, et sellest räägib, eks ju, Patrick Lencioni, kes on uurinud meeskonnatööd ja meeskondi, et mis on selle meeskonna kõige suurem nagu selline võimekuse nagu näitaja on see, et kui julgelt minnakse konstruktiivsesse konflikti. Et kui me räägime, et me peame aktsepteerima erinevusi, et juba lihtne, aga see tähendab seda, et mida erinevad me oleme, seda erinevalt me ju teemasid näeme, lahendame, peame oluliseks, vähem oluliseks, et kuidas me suudame tiimides minna sellesse konstruktiivsesse konflikti. Ma arvan, igas suhtes on, et kui me julgeme seda teha, siis sealt võib tulla teab, mis välja. Ja kui sa lähed seda mitte nagu egotripina peale, vaid sa lähedki nagu mingi vaate ja väärtuse eest nagu välja astuma. Et ma hästi usun sellesse, et maailm muutub nii ainult paremaks ja me rikastame nagu üksteise arusaamisi, lähenemisi, vaateid. Jah, et see julgus ja põhimõtete eest seismine, et seda on hea kuulda. Karin, ole hea, aga sina, julgus, uus kool, tandem juhtimine, ava seda natukene. Jah, selles suhtes ma arvan, et kus minul on tulnud selline riskialtis, on tegelikult see, et kui lõpetasin ülikooli, ma läksin tööle, kuigi ma oleks ka saanud Fontesse tööle minna, ma sinna ei läinud, ma olin teise ja ma jäin sinna töökohta peaaegu 5 aastaks. Ja tagantjärgi ma olen väga hästi aru saanud, et tegelikult ma oleks ära pidanud minema umbes 1,5 aastaga. Aga just selline esimene vahetamine või selline esimene äraminek on alati hästi keeruline või see ongi nagu, et mis siis ikka saab ja nagu selline kartus. Aga pärast seda, kui ma nagu sealt ära läksin, avastasin startupi maailma, olen rääkinud inimestega, kes saavad väga-väga julgeid asju. Et ma arvan, mu julgus ongi pigem tulnud sellest, et ma ei taha nagu ilma jääda. Et samamoodi see koodi Jõhviga tegelikult ka oligi, et nagu
ma mõtlesin, ma pigem kahetseksin seda, kui ma ei prooviks. Et nagu proovimisega ei kaota mitte midagi tegelikult. Aga kui ei proovi üldsegi, siis on see, et, nagu, et aga võib-olla oleks võinud ju. Ja tandemjuhtimisega tegelikult ma arvan, et see just 2 naisjuhiga on tegelikult see on selline hästi suur koostöö ja see ongi selline, et naised toetavad teisi naisi. Et meil ongi nagu alati on teine inimene, kellega saab teemast arutada. Mõnikord võib-olla on nagu halb tuju, lihtsalt ütleke, et halb tuju, saab väga hästi aru sinust selles suhtes. Ja on keegi, keda sa väga usaldad, et ongi, et vahet ei ole, mis probleem on või mis tegevus on, et saab temaga rääkida. Et selles suhtes ma tegelikult väga soovitan siis kaasjuhtimist, et ongi, et see ei ole väga levinud mudel, aga ma arvan, et väga paljudes ettevõtetes tahaks palju kasu. Et ongi, et nagu 2 pead on ikka 2 pead ja just ongi selline tasakaalustamine kui ka selline mõtete omavahel arutamine, et sellega jõuab palju kaugemale. Jah, see 2 julget on ikka 2 julget koos, et siis on 11 julgustada, et see on päris tore. Ma võib-olla tahangi öelda, et naistele meeldib võtta selliseid teadlikke riske, et sa juba ette tead, et ongi, et mitte ma ei jäta minemata, vaid ma loon selle mudeli, et minna. Et ma arvan, et see on nagu, see on super näide, mida Jõhvi kool praegu läbi teeb, et ka meil, ma mõtlen, värbajatel oli see nagu nii värske nagu tuulehiil, et vau, et nii teadlikult tullakse nagu kandideerima. Jah, et selline uus viis ja ma arvan, et täpselt, et siis varsti saab juba kuulda rohkem, kui see on rohkem ka, et kuidas on läinud, aga läheme selliste võib-olla klassikalise küsimusega edasi, et me rääkisime algusest praegusest sellest ametist ja sellest momentumist, natuke julgusest, natuke sellest, kuidas see julge olla, milliseid riske võtta, aga kui te mõtlete oma karjääri teele, et sul on see olnud rohkem aastaid, sul natuke vähem ja rohkem erinevaid kohti. No kui sa vaatad nüüd just läbi sellise juhtimise, aga ka laiemalt, ega elu ongi üks suur tervik, et meil ei ole nii, et on eraelu ja siis on meil tööelu, kokku on tegelikult ikkagi üks elu. Mis need väljakutsed on olnud, kui sa mõtled oma karjääri peale? Just üldse võib-olla laiemalt elu peale, eks ju, et kui see töö on oluline osa, et annan sulle sõna, ole hea, et Külli, kuidas sul, kui sa mõtled? No ma arvan, et ikkagi elu on selline etapiline, et ma arvan, et kui sa oled noor, siis sa tahad nagu minna õpingute või töömaailma hästi jõuliselt sisse ja see nagu võib-olla on väga suur osa sinu kogu elu tervikust. Aga ühel hetkel, kui sa nagu saad küpsemaks, sul hakkavad tekkima nagu teised, ma olen inimesena hästi hilisküps, eks ju, et ma pere lõin ka ikkagi nagu hiljem, et siis kui sa leiad selle elu terviku, et sa lood ka naisena nagu pere, et siis selle nagu ma arvan tasakaalu nagu loomine ja väga aus otsavaatamine ja ikkagi see meeletu koostöö, mida sa pead tegema oma partneriga selleks, et sina saad oma nagu tööalased ja ütleme siis sellised eneseteostuse eesmärgid ära juhtida ja hoida ja sa tõesti tunned inimesena, et midagi ei jää tegemata. Ja et ma arvan, et kuidagi noorena mul ei ole seda läbipõlemise kogemust, et ma kuidagi ikkagi siis suutsin muid eluosasid, kas siis sportides või sõbrad või muud harrastused, et ma ei ole seda nagu kogenud, aga jah, et siis, kui ikkagi tekkis väga suur tükk, mis on pere, et siis võib-olla oli neid mõttekohti ja mina üldse, Fontese see management buyout käis üldse sellisel hetkel, et mina olin lastega kodus. Ja ma mäletan, kuidas tuli Kaire Laas ja ütles mulle, et kuule, nüüd me ostame ära ettevõtte. Ma olin viimast kuud rase teise lapsega. Ja siis ma mäletan, et mõtlesin, Kaire, et mul on 6 aega nagu ühe protsessi lõpuni, et kuidas me nüüd hakkame tegema. Ja, too see laps ilmale ja siis hakkame Fontest ostma, et teil kõik on võimalik, et ei ole nii, et kui sa oled oma pereloomisega kuskil keskel, et siis muud asjad elus ei mahu sinna, mahuvad väga hästi, aga lihtsalt sul peab olema see infra, et kõik on hoitud ja sa ise oled nagu selles tasakaalus, et loomulikult aeg-ajalt läheb mõni asi kreeni, aga kui sul on see infra kõrval olemas, siis sul õnnestub seda ilusti nagu hoida ja tõesti, mina ei tunne, et midagi seetõttu on nagu ära jäänud, et loomulikult on aegu, kus Fontes võtab väga-väga suure tüki
ja ma peangi tegema kodus väga ausaid kokkuleppeid, et kuulge, et mind siin nüüd kuu aega väga pildil ei ole, on ju. Või siis on vastupidi, et ütleb minu kaasa, et kuule, et mul on siin pingelised ajad ja siis olen mina rohkem nagu laste nagu päralt ja tegelen lastega ja ka lastel on erinevaid perioode, kus nad vajavad mind emana, eks ju. Et ma olen hästi nõus, et elu on tervik, aga elul on hästi olulised nagu rollid, erinevad rollid, mida sa pead nagu käsikäes hoidma ja juhtima. Jah, et see töö ja pere tasakaalust räägitakse palju ja ka viimase ajal ikkagi eelkõige seda, et ega selles samas ajahetkes ei ole võimalik töö ja pere tasakaalu, kuid pikemas etapis on. Ühel hetkel rohkem on pere ja rohkem on, teisel hetkel on rohkem töö, aga nii, et selles samas ühe päeva hetkes või ühe momentum, et see väga raske nagu saavutada. On erinevad hetked, erinevad ajad. Olla ühele teisele poole. Aga seda on ka alati nagu tore mõelda, et kõigile ka kuulajate, kindlasti paljud on ka naised, et kui ma ise olen palju uuringuid teinud, et siis väga tihti naised räägivad, nad teevad ettevõtet või käivad tööl laste kõrvalt, aga ühtegi meest ei ole ma kuulnud kunagi ütlemas, et ta teeks oma teeks oma tööd või ettevõtet laste kõrvalt. Et see on ka nagu vaata, kuidas sa seda sõnastuse koha pealt, aga seda on hea kuulda, et kokkulepped tuleb nagu kindlasti teha, nii et kui sinu puhul oli see peamine, see väljakutse oli just, kuidas leida see tasakaal. Kas sa leidsid selle siis sellel hetkel, kui need lapsed olid tõesti väiksed ja vajasid? Jah, et ma selles mõttes mul on küll väga siiamaani minu vanemad nagu elus ja olemas, aga nemad on väga ettevõtlikud, olnud väga kõrge vanuseni, eks ju, et nad on täna 80 ja nad põhimõtteliselt pensionile läksid vist 5 aastat tagasi. Neil on, eks ju, selline vanaisa talu taastamise projekt olnud. Ja me oleme olnud suhteliselt nagu kaasaga kahekesi neid lapsi, mul on 2 last, nagu siis neile seda infrat loonud, eks ju, läbi nüüd siis 18 ja 16 aasta. Et jah, me leidsime ja ma arvan, et just see aus vastastikune ikkagi, et mida üks tahab teha, mida teine tahab teha ja kuidas siis nagu see omavaheline koostöö seal ka kodus nii tugev on, et keegi ei tunne, et kuidagi minu vajadused on väiksemad kui sinu vajadused, et see on olulised, ausad, omavahelised, avatud jutuajamised ja loomulikult on seal selliseid kriisihetki, kus kõigil on suur segadus ja arusaamatus ja rahulolematus, aga see on võimalik, et jälle samamoodi, et sa julged minna sinna konstruktiivsesse konflikti, öelda, et kuule, et see ei ole okei, on ju, aga leiame nüüd selle tee, on ju, et ma ei neela midagi alla ja jäta ütlemata, eks ju, et ma ei ole küll tundnud kunagi, et minu kõrval on inimene, kes vähendab minu ambitsioone, sellepärast, et tema on nagu mees. See on väga oluline, mis sa räägid, kui me vaatame uuringuid ja vaatame, et kuidas siis naisjuhtide karjäär areneb, siis on tegelikult 2 sellist edukriitilist kohta. Üks on see võrgustik ja partner ja teine on eeskujud. Et 2 nagu olulist asja, et kui need on, et siis on palju, alles siis tulevad kõik need oskused, ambitsioon, muu. Muidugi ja tihti on õigel ajal õiges kohas, aga tegelikult, kui sa mõtled, et just on see, et need kokkulepped, kokkulepped, et see võrgustik, kas see on nüüd siis üks partner või on see laiem võrgustik, see on alati, kuidas mina imetan seda infraks, et sul on eraeluline infra, eks ju. Kujutab, aga see on. Aga kui me räägime nüüd, Karin, sinuga ja sinu karjäärist ja karjääri väljakutsetest, et kui sa mõtled nüüd, palju sul tööalast karjääri on? 13 aastat. 13 aastat, piisavalt, et seal on mõni väljakutse. Mis sa tooksid esile? Ma arvan, et nagu kõige suurem väljakutsest oligi see, kui ma pidin hakkama ise meeskonda juhtima või ma pidin ise meeskonda värbama üldsegi. Et mu kõige esimene värbamine läks üsna aia taha, aga see oli ka hästi suur selline õppetund minu enda jaoks, et oligi, et kuna ma värbasin kellega teisega koos, mu enda sisetunne oli selle inimese vastu, et ma ei olnud 100% kindel, aga ma ikka usaldasin teisi ja siis pärast tuli välja, ma oleks pidanud ennast uskuma, et ongi, et võib-olla sellised, et ennast nagu usaldada ja teab, et kõik asjad saavad tehtud, et nagu selles ma olen kindlasti nüüdseks juba kõvasti kaugemale jõudnud selles suhtes, aga jah, need esimesed, et kui ongi, et sa pead teisi inimesi juhtima, et tahaks olla nagu piisavalt suunav, aga ei tohi olla nagu liiga suunav või liiga otsekohane.
et selles suhtes selline tasakaalu leidmine ka. Et jah, ega juhiks kasvamine tuleb ajaga ja et see, mina mäletan samamoodi, et kui see on esimene meeskond, et kuidas seda juhtida ja kõiki. Tere! Mina olen Liis Koger ja ma olen maalikunstnik. Esialgu minu kirg oli sõnade vastu, ehk siis ma lugesin hästi palju, ma kirjutasin ka ise ja enne maalikunsti õppima asumist ma tegelikult kirjutasin kõigepealt ühe luulekogu. Ja siis mulle tundus, et ma tahan kuidagi midagi oma kätega teha. Pärast psühholoogiat ma siis läksin maalikunsti õppima ja kohe õppimise kõrvalt ma hakkasin ka väga aktiivselt ise maalima ja tutvustama näitustel oma teoseid, ideed, pealkirjad, kõik need asjad tulevad seostena, tegemise ajal või järel, et kõik ikkagi algab udust ja selgineb kristalliks. Inimesed saadavad mulle fotosid sellest, kuidas maalid nende ruumis või ruumides ripuvad. Mulle väga meeldib, need maalid saavad endale justkui uue kodu, neil on see paneb ka mind vaatama neid teise pilguga, kui nad on teises keskkonnas. Pilt, mis sul ikkagi kogu aeg seina peal on, kindlasti muudab sinu meeleolu, võib-olla annab mingeid uusi mõtteid, paneb sind jälgima, õpetab sulle meditatsiooni. See on hästi õige, et inimene kaalub pikka aega, mida ta siis endale koju valib ja ma usun, et see kehtib kõige osas mitte ainult maali, aga maali puhul veel eriti, sest maal ju päriselt ripub sul kogu aeg seinal. Ma ikkagi kõige rohkem tahaks, et inimesed tuleksid näitustele, sest seal saab neid pilte tunnetada kõige paremini. Ma ei tea, kas tänapäeval on lubatud maalide puutumine, tegelikult ikkagi see faktuur. Ma ise, kui ma muuseumis käin, ma väga kaifin seda, et ma sõrmitsen seda pinda, kui mul õnnestub salaja teha seda kuidagi. Aga see on nii nauditav ja isegi see lõhn, et olivärvi lõhn, väga meeliülendav. Et ikkagi tulge näitustele. Jah. Aga nüüd ma tahan siit minna selle põhiküsimuse juurde, et kas naised ja mehed juhivad erinevalt. Aga ma alustan sealt, et mõelge nüüd selle peale, nime ma ei küsi, aga et kes on teie eeskujud on väga tähtsad. Eeskujud on väga tähtsad ja võtame siis nagu juhi eeskuju. Võite nime nimeta, ei pea, aga võtame eeskujuna meesjuhi. Nii. Mõtle nüüd selle peale, eks ju, mõtle selle oma karjääri peale, milline see on see eeskuju, eks ju, milline see juhtimine oli, kuidas seda tajusid, natuke rääkida sellest, milline see juhtimine just selle eeskuju poolt. See on meil eksprompt küsimus, ei ole ette valmistatud, aga see on just see, kui sa mõtled. Ma lihtsalt mõtlen, et jälle see eeskuju, et esimene juht, keda mina olen näinud oma elus on minu isa. Et tema oli koolidirektor ja no see on ikka väga, näed, siin on selline uue maja koolidirektor. Koolidirektor on vanadel aegadel oli ikka kõige suurem. Ja kõige selle olukorra võimendus oli see, et minu ema oli samas koolis õpetaja. Nii et põhimõtteliselt mina sünnis saati, siis kui ma nagu teadvustasin, et mingeid ameteid ja tööd üldse, siis põhimõtteliselt ikka meie kodus, kui ema isa koju tulid, siis tund aega me osalesime selle kooli juhtimisel kõik. Sest meie olime õudselt rõõmsad, et ema isa tulid koju, tahtsime nendega suhelda, aga me ei saanud seda kontakti, sest nemad seal klaarisid veel mingisuguseid kooli juhtimise teemalisi asju. Ja mulle õudselt meeldis oma isa juures, et ta oli selline stoiline ja rahulik ja kui ema oli selline väike paanika osakond seal kõrval kogu aeg, et tal oli nagu 1000 muret, et kas ikka see on ja miks ikka nii on asjad, et siis isa nagu alati väga rahulikud, ega ma ei mäleta midagi, aga ma lihtsalt mäletan seda suhtumist oma töösse, päeva lõpus olid kõik nagu ikkagi väsinud, ta suutis alati selle rahuliku kuidagi hoiaku säilitada ja ta oli selles ametis väga kaua ja ma saan aru, et ta oli väga edukas. Ja ma mäletan, kuidas ta kirjutas kooli lõppu või aasta lõppu oli, ta kirjutas oma ilusat allkirja sinna tunnistustele või diplomitele. Ja siis ma alati istusin, mõtlesin, et issand, oleks mul ka kunagi selline allkiri. Aga see oli selline püha akt, et need oli nii palju, siis ta tõi ikkagi need koju, istus seal oma töölaua taga ja kirjutas neid allkirju ja siis ma mõtlesin, et issand jumal,
ilus käekiri mu isal on ja kui oluline dokument on ja kuidas ta jõuab, et noh, see oli mingi selline noh, nagu, et minu jaoks hakkab juhtimine juba, juhi kogemine juba sellest, et ma läbi oma isa üritasin aru saada, mida see tähendab kool ja kooli juhtimine ja see amet ise ja noh, seda pingelisust selle ema ja isa vahel, et noh, et üks koolijuht, teine siis õpetaja seal meeskonnas. Seda on tore kuulda, et see tegelikult ju kodus nagu selles mõttes need rollid ja need tulid nagu välja. Lihtsalt selline ootamatu praegu, noh, kuna siis mul esimene nagu... Aga see ongi nagu sa mõtled, et noh, minul on jälle tööalaselt esimene nagu, et sul tekib nagu mingisugune, see on hästi huvitavad on need eeskujud ja teemad, et kui me teadlikult nende peale mõtleme, et see ei ole just see, kui sa hakkad nagu mõtlema, et kust nagu need tulnud. Kuidas sinul, Karin, kui sa endale visualiseerid ühte päris eeskuju? Kui ma mõtlesin Tervaga küll ja rääkis, mõtlesin nagu meesjuhi peale ja mul ei tulnud mitte kedagi pähe nagu. Et kes oleks olnud selline meesjuht, kellel ma oleks alt üles vaadanud, et ma tööd sarnaselt, selle mu tädi oli kooliõpetaja ja tema oli ka koolijuht ja ma mäletan väiksena ma teda vaatasin samamoodi, et kui mingid aktused asjad, et ma nagu, see tundus nagu kuidagi nii võimas, et naine on seal ees ja tema oli ka selline inimene, kes noh, nõudis tähelepanu ja ta kasvatas üles 4 last ja nii edasi, et selles suhtes tema nagu eeskuju, aga jah, et huvitav nagu meesjuhte, ma vist ei ole kunagi mõelnud selle peale. No täpselt ega täna ka, et meil on siin see podcast, ega tegelikult ei pea rääkima eraldi naisjuhtidest ja meesjuhtidest. Samas, kuna naisjuhte on vähem, siis sellepärast, et seda tähtsustada, tõsta esile, see on see teema. Tervikuna, eks ju, kui me räägime, et aga siis räägime eeskujust, et aga too nüüd tööalaselt mõni eeskuju. Sul on see 13 aasta, kui sa mõtled nüüd tööalase eeskuju peale, et keda sa, mis tüüpi inimene, missugune juhtimisstiil, keda sa võiks esile tuua? Ma arvan, et nagu mu mõlemad kogemused just startupi valdkonnas, nii Eesti ärindivõrgustikule kui Euroopa Innovatsiooniakadeemias, et seal mul tegelikult mõlemad olid naisjuhid huvitaval kombel. Üks oli siis Heidi Kakko, teine oli Anni Sinijärv ja nemad olid mõlemad sellised juhid, et kes usaldasid sind. Et muidugi, et oligi, et sa ei tohtinud seda usaldust petta neil muidugi, aga et selles suhtes nad teadsid, et sa saad need asjad tehtud, nad usaldasid end, ei elanud seljas, selles suhtes, et ei olnud vaja igapäevast kontrolli, mis sa teed. Ja minu jaoks see oli just selline õige juhtimine, et ongi, et kui vajadus oli, sai alati keerulisest teemast rääkida, nad toetasid, aga samas nad usaldasid oma meeskonda piisavalt, et neid inimesi, kes on tööle võtnud. Ja minu jaoks selline ongi õige juht, et vahet ei ole, kas ta on naine või mees, aga jah, et sul peab olema see õige meeskond, et sealt algab see juhi tee tegelikult. Aga milles see usaldus siis väljendus? No oligi, et ei olnud sellist mikromanageerimist, et pigem oligi see, et kui me rääkisime läbi, et mis teha on vaja, et ole kindel, et saab aru ja siis oligi, et hakkad tegutsema ja selles suhtes ka, et kui olid võib-olla mingid uuemad lahendused, mida tahtsid ise katsetada või midagi teistmoodi teha, et oli see vabadus ja oli see seljatagune, et sa teadsid isegi, kui peaks meie kuntsu minema, et siis mõtleme koos välja, et kuidas seda asja parandada. Jah, see usalduse teema on oluline. Ma mõtlen, et see järgmine inimene, et oli see, kes mind nagu värbas Fontesesse, see oli Tõnis Arro, et Tõnis Arro on väga selline värvikas ja ka vastuoluline, et kindlasti tema puhul on ka neid, mida ma kindlasti ise juhina kunagi ei teeks, eks ju neid, aga temaga koos ikkagi ka selline 12 aastat või mis see aeg on, et sa imetledki, kuidas nagu ühes inimeses on nagu nii palju, mida sa imetled, et kõik need ideed, see, kuidas ta nagu leidis uusi kontakte, rahvusvahelisi kontakte, kõik see tema avatus ja mõttelend, et see oli nagu nii nagu põnev, et ja üldse nagu selle teema nagu vedamine Eestis, et see oli väga-väga innustav ja avardav ja võluv. Aga kindlasti inimestega ma käitun hoopis teistmoodi, eks ju, et mõnikord on ka vaja natuke sellist kriitilist nagu eeskuju, et sa nagu just õpidki iseennast nagu tundma selle inimese kõrval, et mis see sinu käekiri, eks ju on, et alati see eeskuju või kangelane võib ka olla mõnikord natuke nagu ka selline intrigeerib just. Ja täpselt, et eeskuju tingimata ei tähenda seda, et mida me jäljendame, et pigem on see reflektsioon, mis sa saad vaadata ja uuringud näitavad, et seda soovitan kuulajatele mõelda selle peale, et eeskuju, aga eeskuju ei tähenda, et ma jäljendan 100%, et ta ei ole nagu iidol selles mõttes, vaid ta on eeskuju ja et see on hästi oluline. Aga ma pean küsima nüüd selle otsesele küsimuse ära, et
mis sa arvad, Külli, kas naised ja mehed juhivad erinevalt? Ja et kas me saame tuua siin mingeid selliseid erisusi? Natuke me rääkisime riskijulgusest, seda on uuringud tõetnud. Mis sinu pikk kogemus ütleb? Sa väga palju tegelikult ju ise juhid, eks ju, tiimi, aga ka värbad ja näed palju inimesi sellistes kriitilistes olukordades selles mõttes. Kuidas sulle tundub? Mulle ikkagi meeldib mõelda erinevad inimesed, mitte naised ja mehed, eks ju, et ma arvan, et meesjuht ei ole ka mingi selline üks kindel mudel, et see on ikkagi väga värviline ja mitmetahuline ja väga erinev võib olla nagu meesjuht, samamoodi nagu nainegi, et ka naiste hulgas on ju väga võimukaid ja väga jõulisi natuure ja siis väga usaldavad empaatilisi, et samamoodi meeste hulgas, et mul on nagu võib-olla see on selline professionaalne, et ma üritan mitte näha meest ja naist, vaid ma üritan aru saada, kes see inimene on ja mis vajadused tal on ja mis on tema isiksus ja mis on talle omane. Et mul on natuke see probleem, et kui me ütleme meesjuht, siis see ei tähenda ühte mingit väga selget mudelit ja kui me mõtleme naisjuht, siis samamoodi, et tegelikult me oleme inimestena eelkõige väga erinevad ja meie isiksus, meie taust, meie päritolu, kõik see mõjutab, et seetõttu ma ei ole valmis vastama niimoodi, aga ma tean, et on olemas uuringud ja eks uuringud ütlevad, et naised võib-olla jagavad võimu ja infot rohkem ja on empaatilisemad ja võtavad võib-olla rohkem seda inimest nagu kuidagi rohkem fookusesse ja toetavad ja tegelevad pehmemad, aga ma ütlen, ma olen ka näinud selle pika elu jooksul, et on täpselt selliseid mehi ka olemas, meesjuhte, et ma ei saa nõustuda nagu, et siin on nagu mees ja naine, et me oleme väga erinevad. Me oleme väga erinevad, ma arvan, et siin juba omavahel, et kui me vaatame, kuidas me juhime või kuidas me jõuame oma eesmärkideni kolmekesi, olles naised. Juhtimisel tuuakse välja küll nagu sellised tugevusi ja nõrkusi. Ma köhan veel küsin teisiti, et kas naised ja mehid käituvad erinevalt intervjuudel? Kas siin sattuvusel on nii pikk see ka endal see intervjueerimise kogemus, ma mõtlen tööintervjuudest rääkides, et kas sa siin saad tuua? Jah, et ma arvan, et see juba teema, mida sa välja tõid seoses perega ja kui palju keegi isiklikku elu nagu avab või kuidas keegi enda oskusi jälle müüb, aga jälle ma mõtlen, et see ei ole nagu naine mees, et see on jälle erinev isiksus, erinev inimene, et mul on võib-olla siin mingi selline nagu plokk, et ma olen absoluutselt kirjutan alla, et naisi peab olema rohkem, tõesti meid peab rohkem olema nagu juhtivatel ametikohtadel ja on õige aeg võtta see vastutus ja meil kindlasti on palju rohkem anda tänu sellele, võib-olla selle empaatilisusele eelkõige, ja võib-olla ka me kuidagi nagu natuke ka vastutusega käitume erinevalt ümber. Aga jälle ma olen näinud nii erinevaid nais- ja meesjuhte, et ma jälle räägin, hakkan kohe enda sees nagu vastu kõnelema endale. Sellepärast ongi see väga hea küsimus. Uuringute koha pealt, kui rääkida juhtimises on hästi palju mõtlema, et mõistlik, et kui sul on nagu oma tugevustele põhinev nagu juhtimine, et sa kasutad ära neid, et küll uuringud näitavad, et kui vaadata, et tegelikult sellised naised on tegelikult rohkem sildade loojad, ja rohkem tõesti kulutavad aega nii-öelda inimestele ja selle tagasidele keskkonnale, et kui me räägime tippjuhtid, mehed on rohkem, kui vaatame uuringud, ega seal ongi iga isikuga tehakse uuringuid, suuri uuringuid, rohkem võib-olla selline tulemusele orienteeritud, teeme ära, vaatame, mis saab, aga loomulikult see kõik hakkab nagu pihta sellest inimesest endast, tema eeskujudest, tema ütleme eeskujusest, julgustest, perest, kõigest muust. Inimeseni see isiksus ka, eks ju, et kuidas ta üldse oma eesmärke saavutab, eks ju, et Karin, mees- ja naisjuhid? Ma arvan, kui sa rääkisid uuringutest, et millist rohkem on meesjuhid, siis selles suhtes ma arvan, nende definitsiooni järgi mina läheks pigem meesjuhi alla, kui võtta neid standardseid oskusi, et selles suhtes, et ma isiklikult ma ei ole mingi meeletult emotsionaalne inimene, minu jaoks ongi pigem selline loogiline, eesmärkide suunatud ja nii edasi, et selles suhtes ma võib-olla pigem ka väldiks seda asja, nagu see mees- ja naisjuhti rõhutamist, et juht on ju siiski juht ja
ma ei nõustu sellega, et naisi peaks olema naisjuhtideks rohkem sellepärast, et lihtsalt oleks naisjuhte ja nad peaks siiski selle koha nagu välja teenima ja nad peaks olema nagu, et ongi, et ta on juht, mitte lihtsalt sellepärast, et ta on naine. Ja no see tegelikult on nüüd see teema, et me räägime mitmekesisest meeskonnast ja mitmeorganisatsioonist, kus meil oleks tegelikult nii naisi kui mehi, erinevaid rahvusi, nii nooremaid kui vanemaid, nii et see ei ole nagu kellegi väljateenimine, vaid see on, kui me uuringuid vaatame, siis on reaalselt uuringud ütlevad, mitmekesine meeskond toob pikemas perspektiivis kasu, kaalutud otsused, vähem vigu, rohkem läbimõtlemist, diskussiooni. Kui on mitmekesine meeskond, siis arutatakse asju rohkem ja tänu sellele on see, miks me tegelikult räägime, et oleks naisi rohkem ja mitte ainult naisi ja mehi rohkem, vaid oleks noori ja vanu, eri rahvusi, eri tausta ja kõike muud. Et see on see, miks vaata, kui sa alustasime täna, sa rääkisid, et alati ma tahan, et me ei oleks seal selles nii-öelda pipeline'is, kui tulevad kandideerima, kindlasti ka naisi. Et noh, et see on nagu see julgustamise hetk. Et see on see mitmekesine, et tegelikult kui me kuulaja täna kuulab, et tegelikult jah, et see ei ole nagu, et me veelgi nagu veel loome rohkem stereotüüpe, et keegi on emotsionaalne, keegi ei ole. Pigem on see, et kui me räägime tugevustest, eks ju, ja me räägime sellest, kuidas me töötame koos, et mitmekesine meeskond ilmselgelt annab pikas perspektiivis parema tulemuse. Mitte tingimata kui väga lühikeses perspektiivis. Kui on kiiresti vaja, mis sa seal väga arutad, tuleb asjad ära teha. Siis arutadki vähem, eks? Et nii ta on. Nii, et selles mõttes ma arvan küll, aga et kui nüüd see mõtlemiseks kaasa, aga täna kuulaja mõelda selle peale, et naisjuhid ja meesjuhid, ärme siis ütle nii, aga see on kindel, et naisjuhte on vähem. Kohe kõvasti on neid vähem. Võtame poliitika, võtame tippjuhtkonnad, eriti kui me räägime tipust. Kui me hakkame vaatama seda juhtimise nagu liini, siis tegelikult esmastasandil või koolis tüdrukud on igal pool esiplaanil. Tiimides on tüdrukud, mida kõrgemale, seda vähem ikkagi on naisi. Ma küsin siis nii, miks neid naisi on siis vähem, aga ärme jää siia kauaks hädaldama, vaid tahan kuulajatelt või täna siin olijate küsida, mis on sinu ettepanekud, mida siis teha, et neid oleks rohkem. Siin ma võin lihtsalt peegeldada reaalset olukorda, mis nagu päev-päevalt paraneb, et kui me kutsume üles juhtivatele positsioonidele kandideerima, siis fakt on see, et sinna tuleb ikka rohkem mehi jätkuvalt. See kogu aeg paraneb, on ju. Ja kui ma mõtlen, miks nad siis ei tule, siis üks on see, et julgus või teine pool, et sa ma ei oska öelda, et kas siis su eelnev kogemus on nii palju, kuigi ei ole jälle kesktasemel on ka, eks ju, palju rohkem naisi, et võib-olla see ongi julgus või sul on kuidagi enda nagu ka mingi stereotüüpne tunne, et nii valitakse mees, et ma ei lähegi umbes, et sa kuidagi nagu oled ise endale ka selle liiga selgeks teinud, et mehed ongi tipus või et see meeste, et kui ma sinna tippu lähen, siis ma olen väga meeste keskel ja see võib-olla on ka keskkond, kus ma ei tunne ennast kindlalt või ma ei oska seal kuidagi nagu toime tulla või ma pelgan seda, eks ju, et see võib ka olla üks, et mina olen ka mitmes nõukogus ja ma olen ühes nõukogus ainuke naine, et ja ma väga nagu loodan, et varsti sinna tuleb ka järgmine, et tegelikult sa tunned seal, väga põnev on seal olla ja minu jaoks on nagu meeste maailm, ma tunnen seal ennast hästi, aga tegelikult ma ikkagi igatsen ja nüüd just ongi need teemad, et kes võiks järgmine olla, siis ma ei taha öelda, et võiks olla naiskandidaat, vaid ma tahaks ise nagu kuidagi jõuda sinna, et meil tõesti see mitmekülgsus on, eks ju. Ja samas ma näen võib-olla teises nõukogus, kus on ainult naised, samamoodi ma tunnen, et tegelikult me võiks võib-olla midagi teha selle jaoks, et siin oleks näiteks rohkem mehi, et tõesti püüelda selle poole, et midagi konkreetselt teha selle nimel, et me ei oleks, et mingite teemade ümber on erinevad inimesed.
no on nagu vaadata ka uuringuid, et see on selline ingliskeelne job segregation või nagu töökohtade segregatsioon. Eesti on Euroopa Liidus esimene täna siiani on naiste tööd ja meeste tööd, naiste sektorid ja meeste sektorid. Et siin on Euroopa Liidu suhtes, Eestis on see kõige rohkem segregeerunud, et siin on ikkagi päris palju teemat. Ja meie kõik, kes me täna siin stuudios oleme ja kuulajad saavad tegelikult siin teha seda muutust. Ja no see saad öelda oma sõbrannale, kuule, mine kandideeri, nagu teie arvatud omavahel kahekesi, mine kandideeri. Ja no veel varem ka lapsed, et kui sul kui tütar kasvab perekonnas, siis kuhu sa teda suunad, on ju, või see ongi see, et kui sul kahjuks on sul ema juht, on ju, et siis võib-olla näed teda vähem, on ju, mõtled, sellist elu ma ei tahaks, on ju, näiteks, et see võib ka olla negatiivne, aga võib-olla see ikkagi annab julguse, et sa võtad mingisuguse suurema vastutuse elus, eks ju, et võib-olla see on ka see, et kui emad ongi oma eeskujudega ka, ütleme, neid lähiringi eeskujusid on vähe, et naised on võtnud suuremat vastutust, eks ju, et siis ka meie lapsed ei tee nagu võib-olla selliseid julgeid valikuid, et ikkagi veel varem on see, ma arvan, kindlasti, aga ma mõtlen, kui luua muutust kiiresti, et me peame kõikidel tasanditel, et kõik muutustega seda öelda, see on üksamine, et mine kandideeri või sa kutsud keda kandideerima ja tegelikult ka ettevõtte sees vaatad just seda mitmekesisuse printsiipi ja et see on kindlasti hea. Aga sinu nõuanded siis, et kui sa mõtled selle, et jah, naisi on vähem, see on fakt. Seda ei saa siin vastu praegu mulle vaielda, läheb paremaks, aga tegelikult see erisus on veel päris kohe mitukümmend protsenti. Et mis su nõuanded on? Ma arvan, et hästi oluline ongi leida selline see infra, mida sina Anna rääkisid, et see võib olla perekond, aga samas võib olla ka sõbrad ja sõbrannad. Et kes samamoodi toetavad ja kes julgustavad, et võib-olla isegi, kui see ei ole ise 100% kindel, kui keegi tagant ikka natukene, et jah, mina proovi, siis nagu miks mitte. Ja üks asi, mis võib-olla see on nali, võib-olla mitte, et selles suhtes minul on jäänud endiselt mulje, et mehed üsna tihti kandideerivad tööle, kus nad teavad umbes mingi 95%, aga et küll ma ülejäänud ära õpin. Teavad just mingi 50%, eks ju, küll ma ära õpin. Aga naist on ikka see, et kui ma saan nimekirjas ikka 90% asja ei oska, siis ma üldse ei hakka kandideerima. Aga samas ongi just selline eksimisjulgus, katsetamise julgus, et seda peaks julgustama ja see on jah, see on lapsest peale saadik tegelikult juba, et anda tüdrukutele ka rohkem seda võimalust ja et võib-olla see ongi, et tüdrukud ei pea olema need vaiksed ja malbed ja tublid, vaid just sellised natuke rohkem mässajad. Jah, just nimelt, et mulle lihtsalt meenub 15 aastat tagasi, kui me siis 6 naist otsustasid teha Fontese management buyout'i, siis me läksime panka, võtsime ju laenu mõneks ajaks. Ja siis ma mäletan seda lugupeetud pankurite ikkagi 6 naist või, ostate ära või, Fontese või. Võtate sellise finantskohustuse, et me pidime ju seal ikkagi eraisikutena panema oma varapanti, eks ju, sellisele laenule ja sa näed, kuidas noored härrad, pankurid, nad ikka tükk aega üritasid seda riski defineerida, mõista, et see oli nende jaoks täiesti mingi ulmeline olukord. See oli 15 aastat tagasi, eks ju. Mul oli umbes 5-6 aastat tagasi oli selline, ma olin ühes heategevusorganisatsioonis ja hakkasime korraldama seal ühte Euroopa ülest üritust Eestis. Ja siis meil oli samamoodi vaja kohtuda sealsete kubernäride nõukoguga, mis oli põhimõtteliselt enamasti vanemad härrad. Ja meie meeskond oli põhimõtteliselt naised. Ja umbes teine küsimus, mis neilt tuli, oli see, et aga mis saab, kui keegi teist rasadaks jääb? Mitte see, mida me enne teinud oleme, mitte see, mis meie tulevas plaanid on, aga mis siis keegi teist rasadaks jääb? Et selles suhtes, et oligi ei olnud usaldust väga tugevad, sellepärast me naised või mõtlesid, et me kaome ära või ma ei tea, mis on, et suhteliselt sarnaste suurte silmadega vaadata otsa. No jah, aga see kui sa mõtled, et su mõte jookseb inimesena kinni seal, et samamoodi võib juhtuda meesjuhiga kõik võimalikke asju, on ju, et siis kuidas üks rasedus on nüüd kriitilisem risk, kui ükskõik, mis inimesega juhtuda võib tema tööelu käigus või eluteel, on ju. No sellepärast tuleb olla nii julge nagu sina, et sa võtad selle ettevõtte ostmise ette, eks ju. Ja ma mäletan, kui ma ütlesin oma kaasale siis, et kuule, et nad plaanivad Fontese ära osta, et mis sa siin passid, muidugi mine punti, on ju, et see oli täpselt see küsimus, et mina ise mõtlesin, et okei, ma olin juba üle 10 aasta olnud, et läheks elus edasi. Aga siis ongi see, et sulle tuleb see kandikul, see idee ja siis mõtlesin, kuidas me see ei lähe, on ju. Kõik me 6, kes me oleme teinud, et loomulikult lähen punti, on ju. Aga ma lihtsalt see check oligi kodus, et mis sa arvad?
no mis sa passid sinu peale, ma mõtlesin, et oota, mul on siin üks teine projekt veel, et noh, see ongi, et sa võtad, et elu ei jää seisma, kui sünnivad lapsed või kui keegi on meil korraks nagu tegeleb lapse saamisega, et noh, et see on lihtsalt mõtteviis ja arusaam, et noh, et kui sa oled lastega kodus, siis su mõttetegevus ei seisku, sa võid selle käigus, ma ei tea, seda last seal kodus ravides välja mõelda kõige parema plaani, kuidas mingi, ma ei tea, klient saada, ma ei tea, mingi finantsskeem taha saada, ma ei tea, oma töötajaga mingi kokkuleppe saavutada, su mõttetegevus ei seisku. Et noh, mul on nagu see tunne, et kui ma üldse mõtlen, mida mina olen nagu tundnud naisena, siis mulle tundub, et miks te arvate, et ma ei suuda samal ajal teha mitut asja, on ju, et noh, näiteks kui ma olen hõivatud tõesti väga mingi isiklike teemadega, et siis ma samal ajal ei või välja mõelda, okei, seda, et noh, kuidas me nüüd peame minema, mis on stsenaarium 1, 2, 3, on ju, homme hommikul otsustame ära, et mis teed me lähme, on ju, et see on nagu selline noh, üllatav nagu märkamine minu jaoks olnud, et kuidas ta aru ei saa, et kui ma lähen koju laste keskele, siis ma mõttetegevus ei peatu. Et pigem mul on hea olla, et ma tunnen, et ma saan oma lastega tegeleda ja samal ajal ma saan mõelda edasi omi nagu väljakutsetele lahendusi siis, eks ju. No viimase uuringud näitavad, et kõige rohkem tulebki ettevõtjaid, kes on siis naisettevõtjaid, tuleb just see, kui nad on lastega kodus. See on see aeg, kus on kõige loomingulisem aeg. Loomingulisem aeg ja sul on tegelikult aeg selles mõttes vaba igapäevasest tormlemisest, nii et ja kui sa oled nagu, ja kui sa tahad, siis on see nii suur vaheldus, noh. Ja aga just, et sealt tuleb neid päris palju neid ettevõtjaid tuleb just sellel ajal, nii et täpselt neid sildu tuleb luua ja stereotüüp tuleb lõhkuda. Ja seal on kindlasti see teine ahvatus, et noh, ikkagi ettevõtjaks olemine, okei, seal on meeletu hulk riske, aga seal on nagu meeletu hulk nagu vabadust. Teha täpselt nii palju sellel ajal, täpselt nii nagu sina oma mingite partneritega noh, nagu soovid nagu, ma ei tea, ette võtta, ära teha, et noh, et see vabadus on, sellel on nagu ikkagi nagu, ma arvan, noh, minu arust see võikski nagu olla kõikvõimalike naiste või tulevastele naisjuhtidele võimalus, et noh, tipus võid sa olla üksi, aga sul on ka seal vabadus. Vabadus luua, vabadus ette võtta, vabadus mõjutada, et noh, et see vabadus võiks olla see nagu ahvatlus ja loomulikult see tähendab vastutust, aga... Ja no eks ega ei tule ühte ilma teiseta vabadus ja vastutus, aga võtame korraks selle juhtimise teema ja naised, mehed uuesti siia keskpõrandale kokku ja mõtleme korraks tuleviku peale läbi teie enda prisma, kui te vaatate nüüd siia kõik pikad plaanid ja võtate, et millised need väljakutsed ja mõtted saavad olema, milline saab olema sinu juhtimise tulevik? See on hea küsimus nagu. Ma selles suhtes ma ei ole väga pikad nagu mingi 5 aasta, 10 aasta plaanide tegija, et mul tavaliselt tulevad õiged asjad õigel hetkel elus ja lihtsalt ongi, siis peab olema see julgustada ette võtta. Aga selles suhtes ma arvan, et üks teema kindlasti, millega ma tahan tegutseda just juhina ongi, et ja just nagu me jõuame kahjuks naisjuhina välja, et tegelikult siiski julgustada teisi. Ja kuna Koodi Jõhvi ongi tehnoloogiaharidus, et julgustada tüdrukuid sinna tulema, et neile nagu selgeks teha, et see on nii palju võimalusi tegelikult, mida sa saad selle tehnoloogiaharidusega ja tehnoloogia on tüdrukutele samamoodi. Et sa ei pea olema selleks poiss, sul peab olema lihtsalt nagu natuke loogilist mõtlemist ja nagu sugu ei mängi seal absoluutselt mitte mingit rolli. Et see on tegelikult sobilik absoluutselt kõigile. Et ma arvan, et see on kindlasti nagu, mida mina läbi oma juhi rolli tahan aidata kasvatada. Seda on väga tore kuulda, et seda on väga tore kuulda. Mul on siin lisada jälle siin üks isiklik seik, et minu tädi õppis Tartus omal ajal rakendusmatemaatikat, mis oli ka jälle selline täiesti selline minu jaoks, noh, kuidagi lapsena mõtled või ongi nii huvitavad inimesed see ümber olnud. Ja temast põhimõtteliselt sai selle haridusega programmeerija ja ma tõsiselt arvasin lapsena, et ta on spioon. Et ta teeb midagi, ma lihtsalt ei saanud aru, mida tähendab programmeerimine. Et ta üritas seda selgitada, meil oli väga suhe, aga ma mäletan, et see programmeerimine, et noh, et enam kindel, et ta on mingi spioon, ta valdab midagi, millega tehakse midagi väga sellist erilist, et see on lihtsalt, noh, mulle usud meeldib praegu, kui räägitakse, et programmeerimine ongi nagu võõrkeele omandamine, et see on selline viis suhelda, eks ju,
et mulle hästi see meeldib, et mõtestada selle oskuse või kompetentsi olemust, et ta ei oleks liiga abstraktne või kuidagi jälle naisterahvastele võib-olla tundub, et et õudselt lihtne on panna selle meeste riiulile, on ju, et see ei ole minu valik, eks ju. Või see on see patsiga poiss, kes istub nurgas ja teeb midagi vaikselt, midagi aru ei saa, midagi ei näe, et selles suhtes ongi, et nagu, et tegelikult selle maailma avamine ja on, et tegelikult see on seotud absoluutselt kõigi teiste valdkondadega. Räägime muusikast, räägime, ma ei tea, põllumajandusest, kunstist, kõigest tegelikult, kõik on tehnoloogiaga seotud. Ja, et murrame neid müüte, nii selle juhtimise kui ka siis selle sootundliku juhtimise poole pealt, aga Külli, küsin sama küsimuse sinu käest, et sinu tulevikjuhina, et mis need väljakutsed, mis sinu mõtted on? Minu mõte ja kus ma arvan, et on hädasti naisi vaja ja naisjuhte just on see, et mille peale maailm nagu mõtleb, et me kõik ju valutame südant, mis üldse maailmas saab ja tegelikult tahame seda või ei taha, aga iga organisatsioon peab ikkagi hakkama nagu mõtestama suht lõpuni välja oma ärimõju. Et mis see mõju siis nii keskkonna plaanis, sotsiaalses plaanis, et mida tähendab mingite majanduslike eesmärkide saavutamine, millise hinna ja mõjuga. Ja mulle tundub, et seal kuidagi on naisterahvastel eelis, kas on see empaatia, mida esineb meie soo esindajatel sagedamini, et mulle hästi meeldib või ma nii põnevusega nagu vaatan, et kui suurelt need teemad tulevad ettevõtete strateegiatesse ja mismoodi me hakkame seda läbipaistvust, oma ettevõtmiste läbipaistvust nagu looma, et olles ise ka vastutustundliku ettevõtlusfoorumi liige ja osaledes indeksis üle 2 aasta, et siis ma näen, kuidas need nõudmised aina tõusevad ja see ei ole mingisugune enam rohepesu või mingisugune sponsorlusakt, vaid see on tõesti strateegiline organisatsiooni vaade, mis on sinu ärimõju peale selle, et sa teenid kasumid, maksad makse, lood töökohti, mis tegelikult on see jälg, mida sa lood siia maailma, et kas sa ikkagi lood teda ja aitad sellel olukorral nagu taastuda või sa jätkad mingisuguses hävitusprogrammis, et ma arvan, et see on hästi oluline tulevik kõikide ettevõtjate ja juhtide jaoks, et kuidas seda teadlikkust ja läbipaistvust juhtida. Jah, see südamega juhtimine, südame ja hoolega juhtimine ja ma usun küll ja usun, et tänased külalised on ka nõus, et naised kuuluvad sellesse pilti, suurde pilti, absoluutselt nagu ka mehed ja nii nooremad kui vanema generatsiooni esindajad. Aga head kuulajad, sellega meie esimene videopodcast sarjast Naised tipus on lõppenud. Ma tänan osalejaid, kes meiega täna rääkisid, tänan kõiki kuulajaid ja meie tänase podcasti toetaja LHV on pannud külalistele ka kingitused seal nurga taga. Pärast ma jagan teile kingitused ära ja omalt poolt soovin kõigile ilusat olemist ja kohtumiseni varsti jälle. Rahamaailma opportunistid. Raevukad fanaatikud. Moodsa panganduse stiili näide. Julged otsustajad. Sellised me siis oleme. Selline on LHV.